Tere tulemast kuulama Inspiraatorid podcasti. Mina olen Sigrid Säga ja igal nädalal toon sinuni enda mõtteid või pean vestlusi erinevate inspireerivate inimestega, kes jagavad praktilisi tööriistu ja strateegiaid, mille abil sina saad kasvatada oma sissetulekut ja positiivset mõju teiste eludele. Ja kui sa tahad osaleda meie podcastide salvestusel laivis, siis liitu ka meie Inspiraatorid nimelise Facebooki grupiga, mille lingi leiad podcasti kirjeldusest. Ja siit tuleb meie tänane episood. No nii, tere taaskordset imelist õppimisneljapäeva. Täna me räägime teemast, mis meie kõigiga kaasas käib. Paratamatult, kui me hakkame liikuma suunas, kus me varem ei ole käinud, mis on meie jaoks uus, mis on meie jaoks ütleme, ausalt on täiesti nagu iseenda võib-olla ümberkeeramine, oma identiteedi ümberkeeramine, siis paratamatult meil tuleb silmitsi seista sellise asjaga nagu ärevus. Ja ärevus võib väljenduda väga erinevatel viisidel ja see, kas ta jääb meile takistuseks tee peale või see saab sinu jaoks lihtsalt mööduvaks nähtuseks, see on vägagi meie enda teha. Ja täna ma kutsusingi Armini siia koos minuga rääkima, kes ei tea, Armin on meie imeline Tunne Inspiraatorit vestlussarja eestvedaja ja üks asi, mis ma tean Armini kohta on see, et ta läheb väga sügavalt asjadesse sisse. Ja ma tean, et see ärevuse teema on Arminile olnud juba tükk aega selliseks huviobjektiks ja lisaks siis sellele on ta aidanud päris paljudel inimestel aru saada iseendas, kust kohast see tekib ja kuidas seda päriselt ka lahendada. Nii et täna me arutlemegi sellel teemal, et kuidas isegi siis, kui vaatamata ärevusele, me saame ikkagi liikuda edu poole. Nii et tere, Armin! Tere, Sigrid, ja nii tore on siin sinuga vestelda. No sinuga vestlused on üldse tegelikult alati sellised põnevad ja lahedad, et niisamagi vestlemine, aga see, kui me teeme seda nüüd siin avalikult teiste ees, ma arvan, see saab olema veel ägedam ja väärtust loovam. Ja ma väga usun seda, sest et teema on iseenesest asi, millega me mõlemad oleme kokku puutunud. Aga mis on sinu jaoks üldse ärevus? Võib-olla alustaks sellest, et defineerime kõigepealt seda mõistet, mida see üldse tähendab. Jah, et midagi üldse muuta, me peame aru saama, millega on tegu. Mulle meeldib nagu tuua sellist näidet, et kui sa lähed autoremondi töökohta ja ütled, mul autol midagi koliseb ja siis ütled, et tehke korda, siis see on enam-vähem sama, et ongi, et hakkavad remontima sealt kuskilt esituledest aladest kuni tagast hangeni on ja vaatame, kas saab korda või ei saa. Eks kui me ei oska näppu peale panna, millega me silmitsi seisame, siis kuidas me saame seda üldse muuta. Ja minu jaoks oli see, et 38 aastat võib öelda, ma elasin täielikus teadmatuses just sotsiaalse ärevusega seoses. Et hirmud me tajume ikkagi ära, kui me kardame midagi ja tekib sihuke hirm, aga just see sotsiaalse ärevusega seoses oli minul täielik teadmatus, kuni siis ma ükskord sain aru, kui piiratud mu elu on sõltuvalt siis teiste käitumisest. Ja täna ma defineerin, võib-olla ärevus võibki võtta nagu ma näen, et on kahte liiki ärevust või hirmu. Üks ongi siis ellujäämisega seotud. Et ma teen oma valikud siis vastavalt sellele, mis ma usun, et aitab mul ellu jääda või ma kardan midagi, et midagi juhtub, et ma võin ära surra. Ja see on siis üks, aga teine, mida me tegelikult tänases ühiskonnas kõige rohkem tajume ja meid veel rohkem isegi mõjutab, mis taandub samamoodi lõpuks ikkagist ellujäämisele, on meie käitumine vastavalt teiste inimestele ja mitte ainult siis nagu teiste inimeste arvamusele, vaid ka sellele, et ma olen võtnud näiteks toome näite, et teiste inimeste või siis oma vanemate ühiskonna vaatenurkadest lähtuvalt mingid normid endale, milline on õige, milline on vale. Ja nüüd, kui ma ei suuda sellele vastavalt kuidagimoodi olla või käituda, siis tekibki see ärevus millegi suhtes. Toome näite, et lava peal ma pean olema mingit moodi. Ja see on kuskilt tulnud, see teadmine, et näevad, selline peab lava peal olema. Kokutada näiteks ei tohi, või mitte sassi ajada ei tohi. Aga mis on õige, mis on vale? Ja nüüd ongi see, et kui ma ei saa püsida selles normaalsuses, siis see tekitabki seda hirmu ja ärevust. Äkki ma eksin selle suhtes, selle normi suhtes või selle mingisuguse vaate suhtes. Ja muidugi üldse see, mida teised arvavad ja nii edasi, see on nagu selline
millest ma arvan, kõik saavad aru, on ju. Et kui keegi ütleb või arvab midagi, et kas ma julgen öelda seda või julgen teha midagi ja nii edasi. Et see on see, kuidas mina näen ärevust täna. ja see on hästi äge tegelikult, eks ju, sotsiaalne ärevus iseenesest on ka asi, mis on välja kasvanud nagu evolutsiooniliselt sellest ellujäämise Just. hirmust. sest et tõesti, me räägime nagu tuhandeid aastaid tagasi, kui sind visati sellest sotsiaalsest keskkonnast välja, siis see oli põhimõtteliselt surmaotsus tollel hetkel, aga tänapäeval seesama nii-öelda meile sisse kodeeritud hirm on paljuski alusetu ja see on, lülitub sisse kohtades, kus tegelikult ei peaks sisse lülitama või mis kindlasti ei ole meie ellujäämist mõjutav. Et seda tänasel päeval me tõesti saamegi nagu eristada neid täiesti eraldi, et üks, mis on siis päriselt ellujäämine ja teine, mis on natukene keskkonnast tulenevalt võib-olla ülepaisutatud või see mis iganes see aju on, kellel on see nii-öelda see lüliti seal veel olemas, siis ta lülitub väga paljude asjade peale aga sotsiaalse ärevuse poole pealt, mis on veel mõned võib-olla, kui me räägime just nüüd koolitajad, coach'id, kui me räägime nendest inimestest, kes meil praegu on siin inspiraatorite seas, siis mis on need erinevad viisid, kuidas see võib väljenduda selles protsessis, et kui me võtamegi näiteks alustaja, millega ta võib silmitsi seista, kuidas see sotsiaalne ärevus võib tegelikkuses siis päriselt väljenduda? hästi tugev koht, kus ma näen, kus see väljendub, on perfektsionism. Sest et ma olen loonud mingi standardi jälle enda peas, vastavalt jälle väljaspoolt tulnud mingisugustele hinnangutele, et milline peab näiteks mu toode olema, milline pean mina olema, milline peab mu tehnika olema, et nagu välja tulla. Ma mäletan, kui ma hakkasin ise videoid tegema, siis oli, mul on vaja selline valgustus, mul on vaja selline kaamera, mul peab olema see olemas, see kõik peab olema nagu tasemel. Aga kas see on päriselt vaja, et alustada väärtuse pakkumist? See on tegelikult boonus kõik seal juures, et ma näen, et üks väljundeid, mis on hästi tugevaks piirajaks, ongi see perfektsionism just enda suhtes, et kas ma olen piisavalt hea ja kas mu toode on piisavalt hea. Mingi pöial tuli. Aga selle perfektsionismist korra, kui ma võin nagu rääkida sellest, kuidas see on kõige suurem lõks praktiliselt, on see, et kui ma olen sellel tasemel ja minu täiuslik sooritus on siin, ma tean, milleks ma olen võimeline, ma tean seda kohta. Nüüd, kui mina arendan ennast, siis mis juhtub sellega tegelikult? See läheb eest ära. Ehk siis, kui ma jään ootama perfektset momenti, millal ma olen valmis, siis seda mitte kunagi ei tule, sest see moment liigubki sinuga koos. Sa ei saagi kunagi seda kätte. Ja kui sa sellest aru saad, siis see võtab selle pinge maha, et ma võin ka varem välja tulla, et see on nagu üks asi, kus ma näen. Ja teine, või tahad sa seda teemat natuke puudutada, siis vaatame teist. Ja ma võib-olla lisaks siia mõned asjad juurde ja, et see perfektsionismi, see eest ära minemine, et see on võib-olla see lause, et ma tahan olla perfektne, on tegelikult väga vigane, et tegelikult mida me tahame luua, ongi see, et me liigume kogu aeg perfektsuse poole sest et see on ainuke asi, mida me teha saame, et sa ütlesid tegelikult väga hästi, et kui me nii-öelda suurendame oma enesekindlust ja kasvame, siis meie potentsiaal ju ka suureneb. See, mida me tegelikult teha suudame. Et mul lihtsalt see lause, mis tuli, et mitte nagu me ei peaks taga ajama seda, et ma pean saama perfektseks ja et see hoiab minu tegutsemist tagasi, vaid see tee oma tegutsemine, see standard, nagu tõsta seda standardit kogu aeg, sest et siis sinu see perfektsus lihtsalt liigub ka kaugemale, aga sa liigud selle poole. Ma tooks ühe asja, kus perfektsus annab väga tugeva tagasilöögi just ärevuse koha pealt. Aga üks hästi lahe analoog, mis praegu tuli, see sama tegevuse ja sellega, et mõtle seda, sul on nagu taskulamp käes ja sa valgustad kuskile maale teed ja sa näed, on ju, ma saan sinnamaani minna, see ongi see, sa lihtsalt vaatad, et kui sina arened, su potentsiaal tõuseb, mul tekkis kohe selline, ma valgustan oma teed, nii, kui ma sinna lähen, siis ma olen kohal, siis sa jõuad sinna kohale ja siis vaatad, kuule, aga see valgus paistab ju veel kaugemale ja siis sa muudkui käid ja käid ja käid ja käid. Aga kust see ärevus tuleb perfektse sooritusega seos on see, et kui sa teed esimese soorituse täielikult perfektselt, et näed, ma suutsin nüüd selle nii hästi sooritada, sa oled endale pannud ühe väga mõnusa ärevust tekitava punkti. Sest et kuidas sa saad nüüd sellest madalamalt midagi teha? Inimesed on näinud juba sind sellises soorituses.
nüüd sa peaksid sellest kõrgemale minema. Ja iga kord, kui sa oled seal madalamal, on ju, et neid ma mäletan ka, esimesed videod tulid hästi head, on ju. Siis ma panin 4 tundi tegin ühte videot, 15-minutist videot, see oli nagu nii jõhker. Ja kui sa oled selle ühe sinna kõrgele ajanud, siis järgmised korrad sa tead, et see latt on kuskil seal üleval. Ja iga kord, kui sa sinna maale ei jõua, siis on. Ja niimoodi me loomegi ärevust sealt, kus seda tegelikult ei ole, sest seesama latt on tegelikult minu enda peas olev mingisugune hinnang ainult. Ja mul on hirm nüüd millegi suhtes, mida ei eksisteeri tegelikult. See on selles suhtes nii, mõnes mõttes nagu nii haige, kuidas meie mõistus töötab. ja mul tuli ka siia üks väga konkreetne näide tegelikult, kui me räägimegi väljakutsete loomisest ja et kui ma olen aidanud päris paljudel inimestel, siis arvatakse, et see kõige raskem koht või see, et kui sa sellest üle saad ja teed esimese nagu hästi, täpselt nagu sa tõid tegelikult välja, et tahetakse see esimene väga hästi teha ja kui esimesel tulevadki head tulemused, siis see tegelikult on kõige ohtlikum koht, kus olla. See on kõige ohtlikum koht, kus olla, sellepärast et mis sa arvad, kust on kõige kõrgem kukkuda? Tipust. ja arvatakse, et okei, kui mul nagu läheb väga hästi, siis on nagu asjad tehtud. Sest et eeldatakse, et nüüd kõik järgnev hakkab ka lineaarselt minema ülespoole. Aga elu on lained elu on lained ja mida kõrgemale sa selle laine peal ronid, seda rohkem on alla kukkuda, eks loomulikult me tõstame seda nagu öeldakse, vaata see aktsiaturul, et kogu aeg nagu tegelikult turg nagu tõuseb, mis siis, et käib nagu üles-alla, aga selline tõusustandard, aga see oleks see eesmärk tegelikult, et me oleme kogu aeg tõusu liikumises, need madalad asjad mingil hetkel ei ole enam nii madalad, aga kõrgused lähevad, eks ju, kõrgemaks, et me liigutame seda nii-öelda lainetust lihtsalt ülespoole. Aga tõesti see, olles ise nagu selle läbi kogenud, ma mäletan, kuidas pikaajaliselt hakkab tegelikult tekkima ärevus sellest, kui sa oled mingi koolituse väga hästi teinud ja siis on järgmine kord vaja laivi minna. sa mõtled küll, et mul on nüüd nagu, ma olen nüüd ju ära teinud selle väga hästi, aga tõesti, sealt tekib mingisugune ootus iseendale. Just. Ootus iseendale, mis hakkab ise sind saboteerima seal tagataustal. Ja see ma ütleks, et see on üks asi, millega ma olen pidanud pidevalt rinda pistma, sest et 4 aastat justkui nagu sa teedki asju paremini ja jõuadki teatud tasemele, aga mingil hetkel on nagu see koht, et kui tekib see ohukoht, et sa langed sellest tasemest allapoole, siis see tekitab lihtsalt ebaproportsionaalselt palju sellist jah, ongi nagu ärevust sinna tagataustale, mis tegelikult nagu, sa mõtled, see on lihtsalt iseenda peas tekitatud mingisugune lüliti. Et ärevusega tegelemine on konstantne asi. See ei ole jälle see, et ma teen nagu esimesed ära, et jah, seda ma kinnitan. Laivis osalemise juures on esinemisnärv oluliselt vähemaks läinud teatud publiku ees. Täiesti võõra publiku ette või täiesti võõrasse keskkonda, kes ei ole üldse sinu sihtrühm näiteks. Ja sa tunned täiesti uut moodi seda, sa tunned nagu sa läksid just algusest tagasi. Et eriti oli ka minul see Speaking Academy'l osalemine oli see, kus ma tundsin, et ma olen iseendale pannud tohutu suured ootused ja see ei aidanud, et väga paljud inimesed, kes mind teadsid, olid seal kohapeal ja minul tekkis peas ka see, et keegi ütles, et tahakski teada, et mida Sigrid, see inspiraatorite eestvedaja, et millega tema seal hakkama saab ja no see oli nagu see, mis ma jagasin pärast seda Speaking Nationit, see oli tegelikult osa sellest, miks mul tegelikult tekkis väga suur selline crash. Sest et need ootused olid nii suureks aetud mu enda sees. Mul läheb kehaprotsess siin täitsa, mul on nii huvitav periood, mul on pool aastat juba olnud sellises ägedas protsessis, kus vanad mustrid lahustuvad läbi siis vappumise ja krooksumise. Et kõik, kui inimene räägib mingitel teemadel ja noh, ma saan arvatavasti mingi energeetilise kontakti ka, siis mu keha hakkab tegema siin huvitavaid asju. Kas ma võin natuke selle teemaga sügavamale ka minna või? Lähme. Ja sa tõid hästi laheda mõtte, vaata, et ma tunnen ennast hästi teatud seltskonnas on ju ja teises seltskonnas ei tunne. Et ma mängin ühe mõttega, mul on siin tulemas ka kursus, järgmine nädal alustame, kus me lähme selle teemaga hästi sügavale. Ma näen, et absoluutselt kõige ärevuse ja absoluutselt kõikide meie probleemide taga on tegelikult üks ainuke asi. Turvatunne.
ja ma hammustasin siin omal läbi enda jaoks mingisugused kohad, kuidas see turvatunne mängib rolli, aga praegu võtame näiteks seesama sinu selle teema, et sa oled juba kindlas seltskonnas olnud, sa tead, kuidas inimesed sinuga käituvad, sa tead, kuidas nad sind vastu võtavad, sa tead, kuidas nad sind hoiavad. ehk siis alateadlikult sa tunned ennast turvaliselt ja sellepärast sul ei ole hirmu, kas läheb midagi valesti, kas ma eksin, mis iganes, sest sa tead, et sa oled hoitud, ehk siis sul on see turvatunne on olemas. ja nüüd, kui sa lähed uude seltskonna, sa ei tunne inimesi, sa ei tea, kuidas nad reageerivad mingisugustele sinu asjadele. isegi kui sa ei mõtle sellest, sest me tihti, äh, korraks üks mõte on see, et me ei tea, mida me ei tea. see on nagu nii lahe mõte, et kui me ütleme, et aga ma ei mõtle selliselt, see ei tähenda, et kui sa ei mõtle selliselt, see ei tähenda, et su alateadvuses ei käi kogu aeg see programm seal. see ongi see, miks ta on alateadvus, mitte su nagu teadvus, sest ta teeb sinust teadmatult mingeid asju. ja alateadvus kohe tunneb seal ohtu, kui ma ei ole tuttavas keskkonnas, sest ma ei tea, kuidas välismaailm reageerib sellele. kui ma nüüd siin endana olen näiteks või välja paistan. et kõik taandub turvatundele ja minul endal oli hästi huvitav, kust mul see eksimus tekkiski, et ma olen 38 aastat elanud teadmatuses. Kui ma olin sõpradega koos, ma tegin mida iganes tegusid, sest ma tahtsin erineda. see on nagu teine teema, kuhu me täna ei lähe. ma tahtsin olla eriline ja ma tegin väga, noh, ütleme sellised päris korralikke tempe ja veidruseid. üks, mis mul tuleb praegu meelde, on see, et vanalinnas Raekoja platsil jõulude ajal ma riputasin oma sokid kuuse otsa, jõulukuuse otsa, et päkapikud tooksid. ja ma mõtlesin, noh, läbi elu kogu aeg, et ma olen nagu julge, enesekindel, ma julgen teha. aga nüüd ma avastasin, et ma tegin seda ainult siis, sest ma tundsin ennast turvaliselt. mul oli ainult, kui mul oli kasvõi üks sõber kaasas, ma võisin teha mida iganes. ja kui ma olin üksi, ma ei julgenud keerata tänava peal ringigi, jalutades alguses ühele poole ja siis tuleb mõte, ma pean teisele poole minema. ma ei julgenud isegi ringi keerata, sest et inimesed jäävad vaatama, et issand, täitsa lollakas, jalutas ühele poole, nüüd läheb teisele poole. et see on see koht, kui piiratud minu nagu maailm oli. aga just sellepärast, et ma ei olnud enam turvalises keskkonnas, see nagu jõudis nüüd kohale. kas turvaline või mitte turvaline ja läbi selle kõik meie valikud tulevad. mm. -hmm. see on väga minu meelest mõnus tähelepanek, et see arusaam, kustkohast see ebakindlus tekib ja loomulikult, eks ju, meie eesmärk või ei olegi kõike turvaliseks teha. ma ütleks, et see ei ole nagu ka kõige eesmärk, aga suurendada seda turvalise keskkonna hulka kindlasti on see, mida me tahame luua. noh, paratamatult sinna tuleb järjest rohkem ka seda öelda, mis on tundmatu, aga see, et me harjume ära sellega, et me läheme sellest turvalisest keskkonnast välja ja see ei mõjuta meid enam nii palju. üks huvitav küsimus, kuulajad ka. kas turvaline keskkond loob sulle turvalisuse või on see tunne, mida sa tunned? kas on võimalik luua üldse sellist keskkonda sulle, kus sa tunneksid ennast 100% turvaliselt? ehk siis, kas on see keskkond, mis tekitab sulle turvatunde või on see lihtsalt tunne sinu sees, mille sa saad ise luua? sest sa ütlesid vaata nii hästi, et me ei saa lõputult turvaliseks teha. ja see ongi lõks, kuhu me lähme, sest me otsime turvalisust väljaspoolt. me tahame enda ümber panna need turvapadjad igasugused, et me tunneksime ennast turvaliselt. aga kõik taandub tegelikult turvalisuse tundele, mitte turvalisele keskkonnale. See on päris hea, see läheb väga hästi kokku, eks ju, sellega, et kui me räägime ka see külluseõpetused ja kõik need tunned, et kui sa pead tundma seda enne, kui sa saad seda keskkonda luua, see keskkond hakkab ennast looma selle tunde järgselt, et selle peale ma ei ole niimoodi mõelnud aga jällegi näha, need printsiibid kanduvad üle. et kui me lähme Einsteini kõige olulisem otsus, mis sa üldse elus teed, kui sa siia ilma tuled, kas sa elad vaenulikus universumis või sõbralikus universumis, sealt hakkab juba pihta see kõik. ja lapsepõlvest, et on 6 nii-öelda õppetüki põrgust, kus see turvalisuse probleem pihta hakkab. noh, me ei hakka täna sinna sisse minema, aga juba see uskumus on ju, et kas ma elan turvalises keskkonnas või elan vaenulises keskkonnas, see hakkab juba looma seda turvatunnet, kas tekib turvatunne või tekib ohutunne. et kõik hakkab siit pihta, kuidas sa maailma näed. et see on nii lahe teema ja ma näen, kuidas see turvatunde, see uskumus just loob kõikide meie käitumiste siis nagu jada ja valikud. et ja
kui sa ei tunne ennast 100% turvaliselt, siis sa tõlgendad reaalsust moonutatuna, sest sa näed läbi mingil määral väikese hirmuspektri. Ehk siis enamus inimesi elamegi niimoodi, et me näemegi reaalsust moonutatuna, mitte päris. Läheb päris sügavaks. minu meelest väga äge, et siit tuleb need erinevad filtrid välja, need erinevad kohad, kus see tekib ja mis on see, tegelikult me oleme jõudnud sellesse kohta, mida me juba teha saame selle jaoks. Et ma arvan, et see esimene asi siis nagu sellest järelduses ongi aru saada, milline see turvatunne on. Nüüd on nagu see defineerida, mis on sinu jaoks üldse turvatunne ja kuidas see väljendub, et täpselt see, et ka noh, ma olen õnnetundega väga palju läbi teinud seda, et tunnetada, kust kohast see õnnetunne tuleb, et luua samamoodi, et see rõõmus ja see hoiak, eks ju, et kui mul on seda vaja luua, siis kust kohast ma seda tundma saan hakata, kust ma seda looma saan hakata, selle ma olen selgeks saanud. Aga kust kohast see turvatunne on siis? Et kõik need tunded, eks ju, väljenduvad kehas ka, võivad olla erinevates kohtades, lihtsalt saa aru, kuidas see sinu kehas väljendub. Ma isegi ei läheks selle tunde juurde, et ma näen, et meie uskumused on, sest et tunne saab eksisteerida, ma lähen natuke veel sügavale, kui tohib. Tunne saab eksisteerida ainult siis, kui sul on mingi uskumus millegi kohta. Tunnet ei eksisteeri vaakumis. Et kuidas tunne meie kehas tekib, on ju, aju annab signaale, neurotransmitterid, neuropeptiidid, hormoonid ja siis käivitub mingi emotsioon meie kehas. Siis kõik hakkab siit pihta ja ta käivitub vastavalt sellele, mida ma usun olevat tõde. Alateadlikult. Et ükski tunne ei eksisteeri vaakumis niisama. Et siis tegelikult, et saada teada, nagu ei olegi vaja seda tunnet taga ajada, vaid mida ma usun millegi kohta. Ja hästi lahe küsimus, mida endalt küsida. See on mäng, millega ma praegu mängin, siin mingisugune 1,5 kuud, 2 kuud olen mänginud, iga kord, kui sa tunned seda nagu kokkutõmbamist, seda emotsionaalse skaala alumisel poolel olemist, siis see on märk sellest, et sinu mõtted ei ole resoneerunud sinu tõelise olemusega, tõega. Ehk siis see on indikaator, sinu keha on kompass, et anda sulle märku, sa mõtled midagi või sa usud midagi, mis ei ole tõde. Nüüd on see küsimus, et mida ma pean uskuma, et ma tunneksin ennast nii. Näiteks kui ma tunnen ennast ebaturvaliselt, siis järelikult on mingi uskumus minu sees, mis tekitab mulle selle ebaturvatunde. Võtame korraks nagu rikkad inimesed. Kui me ütleme, et turvalisus võrdub nagu raha, vaata, kui mul on piisavalt raha, siis ma tunnen ennast turvaliselt, sest paljudel inimestel on see raha ja turvalisuse seos on. Aga on inimesi, kellel on miljonid, miljardid kontol, nad ei tunne ikka turvaliselt. See on ehe näide sellest, et mitte see keskkond ei loo sinu turvatunnet, vaid nüüd ongi uskumus, kas mul on piisavalt midagi, kas ma saan hakkama, kas ma olen toetatud, kas universum toetab mind, kas ma olengi ise nagu enda elu looja, kõik need uskumused, täiesti nagu fundamentaalsed. Sealt hakkab see turvatunne pihta, mitte selle tunde tagaajamine. See tunne eksisteerib ainult siis, kui sellel on toetav uskumus. Ja seda ma näen ka. Kuigi ma ise olen saanud tundega ka, aga see tõesti võib olla nagu tulnud sellest, et seal on toimunud peas mingid asjad ja siis ongi lihtsam luua. Et vahepeal, mis ongi aidanud, on see, et tuua nagu ette midagi, millesse sa usud, eks ju. See, mis tekitab seda tunnet, et siis kanda seda tunnet nii-öelda uute olukorda ka üle. Aga tõesti see mentaalne connection või see seos peab seal samamoodi tekkima uskumuses. See läks päris sügavaks täna meil siin. Ma üldse ei oodanud, et see nii sügavale läheb. Aga see on see teema, millega ma praegu viimasel ajal tegelen. Et see on nii äge. Ja järjest rohkem ka seda mõtet, et kõik, mida ma tean, on tegelikult kõige suurem takistus üldse. Sest et kui ma tean midagi, usun olevat tõde, siis ma ei vali teistsuguseid valikuid. Ma likvideerin nagu muud asjad ära, aga mis siis, kui see, mida ma usun, ei olegi päriselt tõde ja ma terve elu olen täiesti puusse pannud. Ja mis on nagu positiivne, et minna natukene selle inimese olemise juurde, siis tegelikult ongi see, et mul tekkis mingil hetkel eksistentsikriis nagu selles suhtes, kui ma sain aru, kui palju meil tegelikult on võimalik muuta, et praegusel hetkel ma olen see kogum uskumustest ja nendest hetkedest, aga kes olen mina, kui need uskumused ja asjad tegelikult saavad kõik muutuda. Samamoodi ka väärtused, et see päris mitmeid raamatuid olen lugenud, sellel ei ole selget vastust. Et öelda, et mis on siis päriselt see sinu essents, aga ei tasu ka sellesse kinni jääda, et hoida kinni nendest uskumustest ja asjadest ja mõelda, et see olen mina. Ei ole.
ei ole tegelikkuses, eks ju, me saame oma uskumusi ja ka väärtusi teatud tasemel tegelikult muuta. Väärtusi on raskem muuta, väärtused on võib-olla rohkem sellised püsivad, aga seal võivad ka muutused aja jooksul tekkida. Vähemalt see on minu arvamus sellest ja Mhm. minu nägemus. Jah. Kas ma võin teha siin ühe väikese protsessi läbi? Lasen käia. Ja, et kõik, kes kuulavad ka, äh, vaata midagi näiteks kas või enda ees, on ju, ja sa ütled, ma näen seda, on ju. Ehk siis see on mingi ese ja oled sina, kes näeb. nii, ja nüüd vaata näiteks oma kätt. ma näen kätt. ehk siis on samamoodi keegi ma ja siis on käsi, järelikult käsi ei ole mina, on ju, sest ma näen kätt. nii, ma näen, on ju, teist kätt, ma näen oma keha siin, järelikult ma ei ole see keha. okei okay? Sest ma näen, kuskil on see ma, mina. nüüd, kui ma panen silmad kinni, on ju, ma kuulen heli, okei okay,, see heli ei ole mina. ma tunnen tunnet oma kehas. ma tunnen, järelikult ma, keegi on ma, kes tunneb tunnet, järelikult see tunne ei ole mina. ma märkasin mõtet. oo, ma mõtlen, mina mõtlen, oota, järelikult see mõte ei ole mina, kuskil olen see mina. ja kui sa hakkad nagu niimoodi minema, siis mul on selle kohta ütlus, et kõik, mida sa märkad, ei ole sina, vaid on sinu peegeldus. ehk siis samamoodi nagu peeglis enda sees ei ole mitte midagi, kõik on ainult see, mida ta peegeldab tagasi. ja kogu maailm ongi sinu peegeldus, sina ise näed siis peegeldust iseendast. aga see ei ole sina nagu selles suhtes, sest sa märkad, ma märkan, järelikult on märkaja ja märgatav. seal on nagu aimdus sellest, et kes sa tegelikult oled. me ei saa nagu defineerida, kes ma olen, aga me saame defineerida, kes ma ei ole. ja võib-olla see ongi tähtis tähelepanu tuua, sest et tihtipeale me arvame, et me oleme kõik need asjad mis tegelikult me ei ole. nii, aga räägime, tulles sotsiaalse ärevuse juurde tagasi. tulles selle juurde tagasi ja et läheks veel korra, räägiks mõndadest sümptomitest, tooks välja tegelikult, kui sa kuuled praegu ja vaatad seda, siis kommenteeri enda jaoks ka, kui sa mõtled nüüd sotsiaalne ärevus, kuidas see sinus väljendunud on, millised olukorrad on need sul esile tekkinud, mis on sinu nii-öelda sümptomid sellega seoses, kus sa oled seda märganud? Et kommenteeri, et me saaksime ka teada, mis on need erinevad olukorrad, aga ma võib-olla, Armin, võtaks erinevaid olukordasid läbi ja aitaks inimestel märgata neid kohti. Sest et väga tihti on ka see, et olles selles nii-öelda ärevuse piiritletuses, siis me isegi ei tuvasta seda vahepeal nagu selle ärevusena. Ja üks asi, mis ma tahan ka välja tuua ja rõhutada, on see, et ärevus ei ole halb. Et seda ei tohiks ka panna seda silti külge. Ta on siiski meie üks funktsioon, mis on seotud ellujäämisega, aga tihtipeale lihtsalt see reaktsioon, mis sealt tekib, hoiab meid tagasi tegemast asju, mis aitavad meil olla edukad ja tihtipeale need tagajärjed, need negatiivsed tagajärjed ei ole kaugeltki nii hullud, kui see ärevus meile justkui nagu tunda annab. Need, mis on veel erinevad sümptomid, olukorrad, mida me saaksime välja tuua, kus võib-olla inimesed ei oska isegi märgata, et nad selles on? ma korraks puudutaks seda teemat, et miks ärevus ei ole halb. et meile ellujäämiseks kunagi oli vajalik see programm, et me märkaksime ohtu, et me teadvustaksime ohtu, et me ei saaks surma. ehk siis meil on see programm, mis kogu aeg skaneerib meie ümbrust ja vaatab, mis on meile ohtlik. kuna me täna enam ei ela selles maailmas, kus meil lõvid ja seal igasugused muud tegelased ringi jooksevad, et seesama süsteem saaks töötada, siis ta hakkab haarama kinni asjadest, mida tegelikult ei eksisteeri. et ongi see, et me hakkame looma hirmu seal, kus seda ei ole, sest see süsteem lihtsalt jookseb meil siin kuklas kogu aeg. et mis siis, kui juhtub see, mis siis, kui juhtub see, ja siis see ongi see programm, ta on meile ellujäämiseks vajalik, aga ta täna laseb üle võlli just tänu sellele, et tal ei ole enam seda õiget asja, millest kinni haarata ja ta haarab kinni millestki, mida tegelikult ei ole, nagu oli seesama standard, on ju. ma olen juba selle standardi loonud, ma olin juba sellisel tasemel, mis siis saab, kui ma enam ei ole?
mis siis sõbrad ütleb, mis siis see mu publik ütleb, on ju, et kui ma nüüd ei tee sellel tasemel, hakkavad need mõtted tulema ja sealt tekib see ärevuse teema. mõtlesin, ma puudutan natukene seda korraks, et kust ta nagu tuleb meile siia, meile tänapäeva. aga siis sümptomid. kui võtta nagu kõik sümptomid korra kokku, ma võtaks nagu selle kõigepealt, siis vaataks, kuidas siis erinevad on. Sümptom on see, et kui sina kontrollid oma käitumist ja valikut lähtuvalt siis mingisugusest standardist. see ongi see, et kas ma tohin siin niimoodi olla, kas ma tohin seda öelda, mis siis, kui ma ütlen nii, mis siis, kui ma teen seda, ehk siis ma piiran enda kuidagi valikuid või käitumist sellega, mis ma arvan, mis on õige, mis on vale või mis juhtub, kui ma nii teen. see on see, kuhu see nagu, kust see kõik pihta hakkab. ja siis erinevad kohad on ju, no kõige rohkem ongi see, et eksimishirm on üks suurimaid, millest see väljendub. Et kui ma nüüd sellega alustan või seda teen, et mis siis, kui see läheb metsa, mis siis, kui fail ib. et ma näen, et see on nagu üks suurimaid selliseid või kuidas sina ise tunned seda? Ma väga mäletan, meil oli üks inimene, kes tegi oma esimese väljakutse ja neil läks tehniliselt nagu, ma pärast kuulasin seda, mis seal väljakutsel tegid, väga visalt tegi lõpuni, aga nagu kõik tehnilised asjad, mis vähegi said minna, läksid nagu noh, sinnasamusesse ja ma kuulasin seda ja ma ise nagu mõtlesin, ma ei tohi välja näidata, et see on nagu täielik selline olukord, aga mis tegelikult, mida ma nägin, oli see, et kui eelnevalt need hirmud olid, siis kui ta oli kõik need asjad läbi teinud, siis nagu mis tunne oli tegelikult pärast seda, ehk siis see oli täielik lahustumine nendes hirmudes, et nagu, et no, ma olen selle läbi teinud, siis enam mitte miski mind tagasi ei hoia, eks ju, et see mingid väikesed asjad selle kõrval, mis on toimunud. et see võib-olla jah, just see on nagu see üks sümptom või olukord oligi see eksimishirm on seal nii suur, et seda sellepärast ei tehta. aga reaalsus on see, kui sa selle teed ja ka lähebki valesti, siis see tegelikult tugevdab sind nii palju rohkem ja vähendab tulevikus seda eksimishirmu nende konkreetsete asjadega. ja sulle jääb üks väga äge mälestus. ja lugu parimad lood, need, mis tõmbavad inimesi sisse, on eksimislood. ja see, kuidas nendest lugudest, kuidas nendele eksimistele on pärast reageeritud, on tegelikult võib-olla isegi tähtsam selle juures, sellepärast et see on see justkui see kangelase teekond. midagi läheb alati valesti, aga mis on tähtis selle loo juures, mis teeb selle nii sisse tõmbamaks ja tegelikult ka haavatavaks selle inimese suhtes, on see, kuidas ta tegeleb selle olukorraga ja mis on see, mida ta pärast kogeb. ehk siis millise teekonna ta läbi teeb ja noh, mitte ükski täiuslik lugu ei ole huvitav lugu, olgem ausad selles. et kui sa tahad olla parim jutuvest ja parim inimene, kes püüab inimeste tähelepanu, tee võimalikult palju, eks ju, see ongi see täpselt see, et see eksimine on tegelikult just see, et mida me peaksime tihtipeale otsima. ma ükskord, kui me vist eelmisel aastal oli meil see, kui me tegime koolitajale assistendiks meistriklassi ja seal väga paljudel assistentidel oli see hirm, et aga ma lähen koolitaja juurde ja siis ma teen seal neid vigasid ja asju. ja siis mida ma soovitasin teha, tehke bingotabel. Pange sinna kõik oma suurimad hirmud, mis vigasid te teha võite ja pange see bingotabelisse ja kui te selle vea ära teete, siis teete, tehtud ja saage kogu tabel täis. see on eesmärk, teha need vead ära see on nii, jah, räägi lõpuni. see oli selline huvitav vaatepunkt, kuidas nagu see eksimishirm tegelikult pöörata mänguks. sest et eksimishirm on nii või teisiti, aga see oleneb, kuidas me sellele otsa vaatame, kas me läheme sinna täielikus nagu paanikas sisse, et mis siis, kui juhtub ja siis juhtubki. tavaliselt siis, kui me kardame, et juhtub, siis juhtub nii see kipub olema, eks ju. aga just see, et kuidas me sellele läheneme, me saame seda muuta, vaatamata sellele, et see hirm ikkagi eksisteerib, see ärevus. Ma tooks hästi laheda vaatenurga siia jälle selle eksimise koha pealt ja eksimishirmu koha pealt mõned mõtted, mis pani mind praegu täna jälle jooksis mingi info kokku. nüüd siin vesteldes, see on nii lahe, kuidas need asjad tulevad, et enne ma ütlesin, vaata, et kui see, mida ma tean, osutub nagu valeks, vaata, see on kõige suurem viga. oo, käsi tuli, ma pean selle siis maha võtma
ei saa siin väga vehkida, Zoom teeb mingisuguseid trikke. et mm, kui ma ei eksi kunagi ja ma saan esimese korraga näiteks mingisuguse hea variandi kätte, siis kuidas ma tean, et on olemas parem variant, kui ma jään kindlaks oma ühele asjale? Ma ei saagi teada, kas on parem variant, aga läbi eksimuste ma saan tegelikult teada, mis on see kõige võimsam tööriist. Ja AI-ga tehti siin mingid aastad tagasi test, talle ei antud ette ühtegi parameetrit, öeldi ainult, näed, sul on vaja selline tulemus saada. Ja ta hakkas lihtsalt pommitama. Ja iga veaga ta kogus andmeid. Iga veaga, mis ta tegi, tal oli rohkem andmeid, mille tulemusel ta sai järjest lähemale sellele tulemusele, mida ta soovis, mida oli vaja saada. Eks läbi eksimuste sa lihtsalt kogud andmeid, mis töötab, mis ei tööta. Sest et see eksimuse sõna ise juba, kas see on päriselt tõde? Mille suhtes sa eksid? Nagu jälle, kas mingi standard kuskil? Kus see standard tuli? Kes ütles, mis on õige, mis on vale? Ehk siis minu hüpotees on see, et mis siis, kui ei olegi võimalik eksida, on lihtsalt teistsugune tulemus. Aga see annab jälle sealt võib-olla hoopis parema vaatnurga. Näiteks ma soovin minna punkti siia, et järgmine samm on see, aga ma maandusin hoopis siia. Ja nüüd ma hakkan liikuma, aga ma maandun hoopis siia ja võib-olla ma jõuan hoopis teise kohta, kus ma ei oleks osanud oodatagi, kuhu ma võin jõuda. Aga läbi selle, et ma ei teinud ennast valeks, sellepärast et eksin, vaid ma sain teistsuguse tulemuse ja ma olen teine stardipunkt ja ma näen hoopis teisest perspektiivist. Ehk siis mõte on see, et mis siis, kui eksida polegi võimalik tegelikult, sest et pole standardid, mille suhtes ma eksin. Need on kõik siin enda loodud. Tõsi. Läks sügavaks jälle. Väga hea, et läheb. Mulle tundub, et see väga hästi nagu toob välja kõiki neid nüansse, mis tegelikult on tähtsad. Et vahepeal sügavale ongi minna vaja, sellepärast et me oleme ise jäänud sellega võib-olla pinnapealseks nende mõtetega. Ja ma ise näen, et nii palju, kui ma olen töötanud inimeste, klientidega ja kursustel ja seesama kursus ka, kus me seda eksimisega tegeleme, kui sa lähed selle sügavast korra läbi, saad aru, kus kohas see kõik pihta saab, et su hirm on millegi suhtes ja kui sa lahustad ära selle, mille suhtes see hirm on, saad aru, et seda tegelikult ei eksisteeri, siis kaob ka hirm, sest et kuidas saab hirm eksisteerida, kui tal ei ole millestki kinni võtta. Et sellepärast on vahest hea minna sinna sügavale, et ma näen, nagu hästi palju tegeletaksegi, sest pinnapealselt näed, et hing on ju, tee mingid neid samme, aga kui sa lähed nagu veel sügavale, kus see päriselt see ärevus algus saab ja saad aru, et see on puhas illusioon, sest et ei ole standardeid, standardid on kõik illusioon, mis on loodud kuskilt välismaailmast. Ja kui selle ära lahustad, vaatad, issand, mida ma siis üldse põen? Ise loon oma reaalse, ise loon oma kogemuse. Mul on üks huvitav vaatenurk siia, see on ühest raamatust, mida ma hiljuti lugesin ja mis tegelikult resoneerus minuga, vähemalt minu olukorraga seoses hirmuga, on see, et nagu just see ärevus läheb ka sinna alla. Et üks asi, toon nagu enda situatsiooni, mis oli hakanud tekkima, oligi see, et ma olin selles kõiges, nagu, mis ma olen nüüd teinud koolitajana, ma olen jõudnud sellesse kohta, kus mul nagu hirm lihtsalt ei ole seda. Ja mis sellega tegelikult kaasa tuli, oli tuimus. Selline apaatsus nagu natukene sellele olukorrale ja see raamat, selle nimi oli Kohanemise teekond. Theun Mares on see autor, et kes tahab seda vaadata, väga hea raamat muideks. Ja mida ta seal ütles, ongi see, et hirm on tegelikult see, mis käivitab inimestel tahet olla parem. Ja kui hirmu ei eksisteeri või seda ärevust ei eksisteeri, siis meil ei ole seda, meil ei teki seda tahet olla parem või seda, et me proovime enda parima selle versiooni sinna välja panna. Sest et tõesti, me ei räägi täiuslikust, me räägime selles situatsioonis olevast parima versiooni, et me tõesti nagu anname endast parima. See tekitab kasvu. See tekitab edukogemust. Kui meil ei oleks hirmu, ei oleks meil edukogemust. Kui meil ei oleks ärevust, siis meil ei oleks huvi. Ja see oli minu jaoks nagu väga silmi avav taipamine. Esiteks, kui tähtis on loomulikult nagu see, mis me räägime, et kuidas nagu seda ümber mõtestada, see on olnud väga suur osa sellest, aga päris ausalt, ma tahtsin panna endasse keskkonda, kus ma olen kabuhirmus nagu, või kuidagi nagu see, et mis nagu täiesti
äh, paneb mind üle keha värisema, mul pole õrna aimugi, see nagu ebaturvatundesse, sellepärast et ma tahtsin tunda ennast oma parimas vormis. Et see on ka üks asi, mida ma õppisin, kui ma raamatuid käisin müümas, mis oli, noh, see on nagu väga drastiliselt teine olukord sellest, mis Eestis on. ja seda ei oska ette kujutada, isegi kui sind ette valmistatakse. aga mida see 2 aastat raamatut müümises mulle õpetas, oli see, kui paljuks ma tegelikult võimeline olen. See nagu sisemine potentsiaal, mis sealt välja tuleb, et loomulikult nüüd ongi see, et ma ei karda seda tunnet, see tunne on seal sees, ma ikkagi toimin niimoodi, nagu siin Armin on ka välja toodud, et kuidas ma mõtestan seda ümber, et ma saaksin seda tegutsemisse minna. sest et tegelikult meil ei ole vaja ärevust lahustada, meil ei ole vaja hirmu lahustada, mis meil on vaja teha? See esimene samm, et tegutsema hakata. Sest et see on see, mida tegelikult see hirm ja see ju kõige rohkem tagasi hoiab. Ta ei taha, et me seda otsust üldse teeksime. Sest et see hoiab meid selles turvalises olukorras. Ainukene asi, mis meil tuleb selles situatsioonis või see ärevusega ja kõigi nende hirmudega teha, on see saada üle sellest esimesest tegutsema hakkamise takistusest. On nii? Kas see tundub, noh, see on üks vähemalt minu vaade, mis mulle on ka tulnud. Ma täiega resoneerun selle teemaga ja ma tahaks kohe öelda ka, et ma ei ole nüüd mingisugune üliinimene, mul ei ole hirme, mul samamoodi on hirmud ja ärevused. Et nagu Sigrid ütles, need ei kao ära ja kui nad kaovad, siis on märk see, et sa oled elus seisma jäänud. Nüüd ongi valik, et kas ma tahan, selles ei ole midagi halba, äkki ma tahangi kogeda sellist elu, et ma ei tahagi rohkem kasvada. Ja siis ma tunnengi nagu hirmuvaba elu, aga kui ma mõtlen selle peale, et ma tahaks nagu midagi enamat, siis hirm on indikaator, kas sa oled jäänud siis sellesse kohta, kus sul ei ole enam kasvu või sa lähed edasi ja viskadki, nagu sa ütlesid, sellesse kohta, kus ma tunnen täiega hirmu. Et sinu jagamise pealt mul tuli ka see mõte kohe, et hirmu taga ongi need kõige suuremad kingitused ja kasvud. Ja kui sul ei ole enam hirmu, siis järelikult sul ei ole seda kingitust ja kasvu seal taga enam. Sa ei saa midagi uut omale. Sest kõik uus ongi hirmutav alati, alateadvusele. Ja kui seda enam ei ole, seda hirmu, siis järelikult sinu ellu ei tulegi enam midagi uut. Sa oledki nagu stagnantselt kuskilt. Ja kuna universumis ei ole paigal püsimist, järelikult kui sa ei lähe edasi, sa oled tagasi. Nii valus, kui see ei ole. Et see hirm on tegelikult nagu indikaator, kas sa oled kasvukeskkonnas või mitte. Selline taipamine tuli praegu. Väga, väga täpne taipamine vähemalt sellega kokku. Ja ma usungi, et võib-olla see on nii tähtis välja tuua, sest et ma näen, et väga paljud inimesed, kes on selles, kes päriselt kõigepealt, eks ju, teadvustavad seda hirmu ärevust, ma tahan sellest lahti saada. Sa ei taha sellest tegelikult lahti saada, sa tahad mingil määral lihtsalt natuke ära harjuda sellega ja teha endale normaalsuseks, et see on see, kus sinu tõeline potentsiaal saab ennast näidata. Sinu parim sina selles hetkes, selles olukorras, nendes tingimustes saab ennast välja tuua. Ma tooks ühe protsessi siia, kui tohib, lihtsalt räägin protsessist, seda me siin läbi teha ei saa. Et kellel on huvi, saab minuga nagu ise toimetada, siis see kursus ka, kus me lähme siis sisse sügavalt. Aga üks viis, kuidas hirmust läbi minna, on siis see, et ma hakkan tegutsema. Teine küsimus on see, et kus see hirm üldse pärit on. Kõik emotsioonid, mida me tunneme, on tegelikult meie minevikus siis kehasse talletunud, näiteks lapsena, et sa kogesid midagi ja kuna sa ei tundnud ennast turvaliselt, sest üks 6 spellist sealt sellest õppetükist põrgust on see, et pole turvaline tunda tundeid, pole turvaline väljendada oma emotsioone ja lapsena me jätsime need emotsioonid enda sisse. Ja nüüd, kui tuleb mingi hirm üles, see hirm ei pruugi olla üldse sinu praegune hirm, vaid see võib olla samas situatsioonis kunagi sinu väike laps, sina väikse versioonina oled selles hirmus, lihtsalt koged sedasama. Ja nüüd on see, et kui sa lähed tegevusse, siis tegelikult mingil määral surud selle lapse uuesti tagasi, et ma ei tegele sinuga, ma lähen jõuga siit läbi, versus see, et sa tuled täielikult kohale, teadvustad, et sul on hirm ja loodki nagu ise endal selle turvatunde ja hingad selle hirmu endast läbi, lihtsalt sügavalt hingates. Ja see hirm siis lihtsalt lahustub. Et see on nagu see, kus sa tegelikult parandad ära ka oma mineviku need lapse siis lõpuni kogemata jäänud emotsioonid, mis on jäänud siis energiana sinu kehasse lukku, sest see on kõik sinu energia, eluenergia, sinu loovenergia on kõik seal kinni. Ja kui see läbi koged, siis see vabaneb ja sellega saad luua midagi uut. See on nii äge maailm. See on, millega ma praegu tegelen, see on nii põnev kohe.
ja sisemaailm on äge. Tuleme veel, kas peale eksimishirmu on veel mingisuguseid selliseid sümptomeid, mis tihtipeale veel esinevad meie inspiraatorite võib-olla just keskkonnas? no ma näen, see eksimishirm on nagu hästi tugev, ta kajastub hästi paljudes muudes tegevustes ja valikutes. sest tegelikult see on minu nägemus praegu. Ma ei näegi nagu muid asju, ma näen lihtsalt eksimishirmu teisi variatsioone. aga nad kõik taanduvad sellele, et ma teen millegi suhtes nagu äkki ma teen valesti midagi millegi suhtes. toome näiteks on ju, kas ma satun naerualuseks, kui ma satun piinlikku olukorda, kõik need mingisugused asjad, mis hoiavad meid kinni, on nagu eksimus millegi suhtes, Mhm. mingisuguse hinnangu suhtes. et ma näen, et see taandub lõppkokkuvõttes ikka nagu kõik sinna. praegusel hetkel lihtsalt tuleb see taju. Ja ma nõustun ka sellega, et see eksimishirm on üsna laialdaselt võetav, et seal on erinevaid tahkusid ja noh, tegelikkuses mis võib olla üks selline üks mõte mul tuli tegelikult. ja okei. Mida me ei seosta üldse sotsiaalse ärevusega, on see, et ma ei taha teistele tekitada probleeme. Ja. See on jälle lähtuvalt teiste heaolust, ma kontrollin enda käitumist ja see on just jälle sellepärast, see taandub ellujäämise programmile, on ju, et mind võetaks vastu suguarru nii-öelda, et ma ei jääks eraldi üksi. see on see üksi jäämise hirm. et sellepärast mul tekib see meeldimise vajadus, tunnustuse vajadus, heategemise vajadus ja ma ei taha tekitada inimestele probleeme. Ja siis ma jätan pigem enda soovid tahaplaanile ja teen teiste eest näiteks mingeid asju ära, mis iganes see on, peaasi, et ma oleksin kuidagi. ma näen, et see on ka üks väljendus. Ta ei lähe võib-olla nii palju selle inspiraatorite teemasse kokku, võib-olla samas ikka koolitusteemal võib-olla läheb. ma ei taha nagu nii teravalt midagi välja öelda, äkki ma teen kellelegi haiget näiteks või kui ma ütlen otse inimesele välja midagi, et siis noh, ma ei tea, kuidas ta suhtub minusse sellel hetkel. et see on ka üks sotsiaalse ärevuse väljenduse vorme, mis on tegelikult hästi peidetud, tõstes teiste heaolu enda omast kõrgemale. Ja ma täiesti nõustun sellega, see on tõesti hea asi, mida eraldi välja tuua ja see kindlasti noh, kui mitte võib-olla professionaalses tasemes, mis seal ka ma ikkagi tunnen, et on, et see hirm öelda mingisuguseid asju, sõnastusi välja, sellepärast et sa kardad ja muideks eriti alguses sa kardad astuda koolitajana välja, sest et sa ei tea, kuidas see mõjutab sinu pereliikmeid või sinu lähedasi, eks ju. Et see on tihtipeale võib-olla see, kus see väljendub just inspiraatorite kontekstis ka. Et on seda ka oluliselt tunda. Ma mäletan ise, see ei ole nüüd konkreetselt seotud nagu ärilise poolega, aga mul on hiljuti olnud tegelikult see hirm päris sügavalt üleval ja see on seotud lihtsalt sellega, et kui ma mingil hetkel mingeid asju ei söö ja tahaks minna välja sööma, aga siis tuleb kommunikeerida, et seal ei tohiks olla seda ja seda ja seda ja seda asja seal toidu sees. ja täpselt nagu, kuna see on nii tugevalt mulle sisse kinnitatud, et ma olen, noh, siin on see, kust mina näen, et see tuleb, et ma olen maalaps, maalapsed söövad kõike, eks ju, me ei ole pirtsakad. ja me ei tee sellega nagu inimeste elu raskemaks. Ja see, kuna see on nii tugevalt sisse kodeeritud, siis mul ongi see, et ma pigem ei lähe välja sööma, kui mul on mingisugused asjad, mida ma tol hetkel ei söö, sest ma ei taha olla see inimene, kes küsib, et kas seal on seda või seda või seda täis. et kas seda on võimalik muuta. Ja samas ma nagu tean, et siinkohal, et kui ma teen neid otsuseid oma tervise pärast, siis iseenda valimine sel hetkel olekski päriselt küsimine. Aga see, et ma nagu ei taha selle teenindaja elu raskeks teha selles ühes hetkes. Ja muideks see on minu arvamus, et ma teen selle raskeks. Mis ei pruugi absoluutselt nii olla. Just, see oli kõige parem, mis sa praegu siia lõppu ütlesid. Et see on mul niimoodi väljendunud ja ma ikka tegelen sellega ma pean päriselt minema välja sööma. ja tegema selle asja ära, sest et ega see täpselt ongi see, et praegu, mis hoiab mind tagasi, on see, et ma ei ole tegevusse astunud, ma olen selle taga kinni. Aga mul on see ülelüke ja minna lihtsalt tegutseda ja see ära teha, et see näha, et esiteks see ei ole nii hull
ja see hirm ei vaja minu Mhm. hirmutamist. Nii, aitäh sulle selle jagamise eest, see oli nii hea jagamine praegu, ongi just see näide on ju, kuidas me ennast teeme väikseks ja ma näen, ma täna hommikul just mõtlesin, et inimesed, kellel on süda nii-öelda õiges kohas, nemad tunnevadki kõige rohkem seda, nemad on kõige rohkem mõjutatud sellest sotsiaalsest ärevusest, sest nad tõstavad alati teisi kõrgemale. aga ma läheks selle sama asjaga lihtsalt natukene korraks selliseid huvitavaid küsimusi. Vot on ju see arvamus, et meil ei ole hirm mitte selle eest, mida teised meist arvavad, meil on hirm selle eest, mida me arvame, et teised meist arvavad. Sest teised Mhm. arvavad võib-olla hoopis midagi muud, et see ongi see, et meil on endal ja sa tõid nii laheda selle, et ma arvan, et see tüütab. aga mis siis, kui sa temalt palud, näed, et kas sul on, tema tunneb just tänulikkust, ma saan kellegi soovide järgi teha talle just tema soovidele vastava toidu ja ta tunneb, et päev on korda läinud ja sina mõeldes selliselt, et ma tüütan teda, onju, ei anna talle võimalust olla tema parim versioon sel hetkel ja tuua sulle täpselt selline toit, nagu sina tahad. hoopis teine vaatenurk, on ju. Mhm. ja see noh, on igal selles pool niimoodi. mul tekkis praegu seos sellega, et nagu professionaalselt see ongi ju see nagu, mida mina teha tahan, kui keegi tuleb ja ütleb mulle, et mul on see probleem ja tegelikult ma olen selle takistusega, minul on see puhas kuld. just. et need on nagu need olukorrad, kus ma saan nagu kõige rohkem aidata ja tegelikult noh, vaadates suures pildis, see on see, kuidas ma saan suuremas pildis tegelikult oma asju parandada, sest et kui mul on kitsas sihtrühm, kui mul on, eks ju, sarnane sihtrühm, siis see inimene tõenäoliselt ei ole ainukene, kellel need probleemid on. lihtsalt, kui sa jagasid, mul tuli kohe see vaatenurk sellest, et eriti kui sa ütlesid selle, et ma arvan, et ma nagu tüütan teda, siis mul oli kohe see, okei, aga mis siis, kui see ei ole tõde, mis siis, kui vastupidine on tõde, on ju. Need on nii lahedad küsimused, millega mängida. et see avab nii palju uusi uksi. ja väga äge ja üks asi, mis ma tahaks välja tuua, sa tegelikult jagad ka selle kohta, aga vahepeal me ei tea, eks ju, kuidas see ärevus meid mõjutab ja selle jaoks sa oled teinud ühe väga ägeda testi, mida ma tahaks ka siin jagada, et kes tahab teha seda testi, et kus kohas oled sina oma sotsiaalse ärevusega, siis mine ja tee see ära, vaata, seal on erinevad situatsioonid, et kas sa saad võib-olla natukene kirjeldada, et mis seal testis on ja mida see aitab aru saada inimesel, kes selle testi teeb? see näitab ära, kui palju sa julged olla sina ise just sellisena, nagu sa oled. võib-olla see on nagu kõige sellisem, et siis ongi sotsiaalne ärevus ja enesekriitika, sest et tihti on ka see, et meie see sotsiaalne ärevus väljendub enesekriitikas. me oleme enda suhtes hästi kriitilised, vastavalt jälle mingitele standarditele, näed, miks ma ei ole selline, miks ma ikka sellega hakkama ei saa, ma ei ole ikka piisavalt hea selle jaoks, aga see kõik on jälle kuskilt standarditest tulnud. ja see test annab nagu aimduse, kui suur on see sinu sotsiaalse ärevuse skoor ja ka enesekriitika. et ongi, kuidas sa julged olla sina ise sellisena, nagu sa oled. väga hea, aga räägi mulle natukene lähemalt sellest kursusest ka, mida sa oled siin juba ka maininud, see ärevusest enesekindlusesse, et mis toimub selles kursuses, nagu ma aru saan, ma mäletan, et esimene kord, kui sa seda tegi, see oli väga-väga palju nii-öelda võib-olla isegi elusid muutev protsess nendele osalejatele, oo kes selle jaa. läbi tegid. et mis seekord seal sees on ja mis seekord võib-olla teisiti on, et mis see kursus endast kujutab? et põgusalt jah, eelmisest korrast, et kui me selle kursuse läbi tegime koos nende teiste inimestega, minu sees oli nii suur nagu see esiteks tänulikkus ja soov, et kuidas ma saan seda rohkemate inimeste ette, sest et need, kes osalesid, nende elud muutusid nagu täiesti. et kes tuli palgatöölt ära, hakkas ise oma elu elama ja mis iganes seal hakkasid nagu toimuma. ja kui sa küsid, et mis nüüd teisiti on, esiteks mina olen totaalselt teises kohas. see, kus ma olin 1,5 aastat tagasi ja kuidas ma nüüd täna maailma tajun ja näen, on midagi totaalselt muud. ma arvan, ma juba täna siin võib-olla sai neid avatud mingisuguseid kihte. ehk siis see teooria, muidu kursus koosneb siis teooriast, et muuta just sinu vaatenurka absoluutsele ärevusele, sinu endaks olemisele, standarditele, et sa jõuad punkti, kus sa saad aru, et sinuga pole mitte midagi kunagi valesti ja sul pole võimalik eksida. et siis teoorias me lahustame ära nagu kõik need siin olevad mingisugused takistused. ei saa öelda nagu kõik, aga igatahes väga palju vähenevad need. ja siis on seda toetav praktika, kus igapäevaselt teeme pisikesi ülesandeid, alustades sellest, et sa paned lihtsalt like'i
sest minul oli see, et ma 5 aastat ei julgenud panna like'i Facebookis. Siis sa paned kommentaari, siis sa teed võib-olla ise mingisuguse väikese ülesande ja me lõpuks jõuame sinna, kus sa teed oma seinal avalikult laivi ja seda ilma hirmuta, nautides seda protsessi. Sa võid mõelda ka, et miks mul seda laivi vaja on. see on, sotsiaalmeedia on väga hea vahend ja tööriist ületamaks seda sotsiaalse ärevuse siis mõju. Et isegi kui sinu väljund ei ole sotsiaalmeedia, siis see on viis, kuidas me kasutame sotsiaalmeediat kui tööriista, et sa saaksid üle nendest hirmudest ja võtaksid vastu ennast sellisena, nagu sa oled. Sest et sina ise, olles sina see, kes sa oled oma kiiksude, veidruste ja kõige muuga, oled just see kingitus, mida maailmal on vaja. sa ei tulnud siia selleks, et olla keegi teine, sobitada kellegi teiste standarditesse kasti, vaid sa tulid unikaalse pusletükina. Meil on 8 miljardit pusletükki maailmas ja me saame luua täiusliku pildi ainult siis, kui iga pusletükk täidab oma pusletüki seda eesmärki. Aga me millegipärast tahame kogu aeg sobituda kuskile mujale ja see kursus on just see, mis aitab sul saada selleks pusletükiks, et sa saaksid olla julgelt sina ise, mõtlemata, mida teised nagu arvavad, mida sina arvad, et teised arvavad, on ju, ja nii edasi, et sa saaksid tulla ehedana välja ja olla see kingitus, kellena sa siia tegelikult tulid. Päris hea müügitekst tuli. ja ma tean sellest eelmisest korrast, et see tegelikult oli ka võimas, sest et need väikesed sammud ja see emotsioon, mis sealt lõpus nagu välja tuli inimestelt, inimesed, kes ei julgenud, oligi nagu reaalselt, ma tean, et kes ei julgenud oma nägugi näidata, nad ei julgenud postitustki teha kuskile, kommenteerida kuskil grupis, et kuskilgi näidata oma arvamust või oma nii-öelda reaktsiooni, siis see on väga-väga suur muutuse protsess, mis sealt läbi käib, mis aitab nagu üldiselt ka nende teiste asjadega, nagu Armi välja tõi, et see ei ole ainult sotsiaalmeedia, vaid see on üldiselt sinu arusaam sellest, kuidas hirm ja ärevus toimib ja kuidas see enda jaoks tööle panna ja mitte sellest tardunud olla. Kuidas saada iseendaks ja muuta maailma, see on see, Dane Hareil on raamat ka Being you and changing the world, sest sina ise oledki see, mida sa ei muuda maailma, vaid iseennast vastu võttes, olles see küünal, millega sa suudad 1000 teist küünalt kaotamata grammigi endas ära, oled see, kes muudab maailma. Väga äge. Need mõlemad lingid on siis see testilink kui ka kursuse link, et kes tahab sellest rohkem teada saada, siis te saate sealt lähemalt uurida. Ja aitäh, Armin, see oli minu meelest väga, tahad lisada? Jaa, ma annaks tegelikult siin, kes siin grupis on, sellise asja ka. Mul ei ole veel kodulehel see olemas, Inspiraator 10, sa saad 10% soodustust ka veel, kui sa siis kasutad sooduskoodi Inspiraator 10. Et kui nii kui kohe see läbi saab meie vestlus siin, siis ma panen selle sooduskoodi kodulehel ülesse, et siis sa saad kasutada, et ära praegu kohe veel mine, on ju, et oota natukene ja siis ma teen selle ära ja siis saad seda kasutada ka. Väga hea ja aitäh. See vestlus oli minu meelest nii mõnus, nii voolav, nii kergusega sügav. Vahepeal need sügav. Teine kordki, et ma ütlen, see, kui ma viimati siin käisin, on ju, ma olen täiesti teises kohas tegelikult energeetiliselt, oma olemuselt, maailmavaatelt ja kõigelt. Et see on äge. Ma usun, et sa suudad väga hästi toetada neid inimesi ka selles kursuses nende järgmise tasemele liikumisega. Aga ka sulle, kes sa meid kuulasid ja kes sa vaatad, anna meile märku, mis oli sinu taipamine sellest jagamisest. Vähemalt üks. Ma usun päris kindlalt, et siit sai päris mitu, aga jaga meile ühte oma taipamist, mida sa said sellest. Ja see taipamise jagamine aitab lihtsalt teistel võib-olla veel saada taipamisi juurde, nii et kindlasti ära hoia seda endale ja pane siia kommentaaridesse või siis YouTube'is samamoodi video alla kommentaaridesse. Aga sellega imelist nädala jätku. Tahan ka veel lõppu öelda, et ma tahaks tänada ka sind, Sigrid, sest et kui oleks sind olnud 2022, kui meie teed ristisid, ma ei oleks ka selles kohas, kus ma olen täna. Ehk siis see, mida sa teed, see on nii äge oma eheduses, aususes, haavatavuses, lähed ees, inspireerid. Et niimoodi me maailma muudame, et aitäh sulle. Aitäh. Aga me kohtume järgmisel neljapäeval, juba uues õppimisneljapäeva osas. Tšau!
Kui sa said sellest osast väärtuslikke taipamisi, siis kindlasti jaga seda podcasti osa ka kellegi teisega. Sest üheskoos saame me aidata rohkematel inspiraatoritel oma teekonnal edukad olla. Ja kindlasti jälgi ka meie podcasti, sest siis saad sa esimeste seast teada, kui meie järgmine osa välja tuleb. Ja juhul, kui sa oled kohas, kus sa tunned, et oleks vaja natukene tuge ja juhendamist, kuidas päriselt luua nii finantsilist tulemust kui ka paremini inspireerida, siis vaata lähemalt meie Inspiraatori teejuhi programmi. Ja Inspiraatori teejuht sisaldab meil üle 50 tunni praktilisi koolitusi, lisaks üle 80 tehnilise abivideo erinevatest programmidest, et sa saaksid üles ehitada süsteemid, mis toetavad sinu ajalist vabadust. Lisaks veel mitmeid juhendeid, kontrollnimekirju, mis aitavad sul erinevad protsessid üles ehitada. Nii et kui see pakub sulle huvi ja sa tahad kiirendada oma eduprotsessi, siis vaata lähemalt sigritsaga.com/inspiraatori _teejuht. Ja kohtume juba järgmises episoodis.